Tere tulemast sellesse vlogi. Täna on esmaspäev ja ma tegelikult unustasin täiesti, et ma pidin hakkama täna vlogima. Nii et kell on praegu 2 ja ma just sõin esimest korda täna. Ma lihtsalt nagu ärkasin ja sukeldusin tööasjadesse. Nii et ma olen siin vaikselt nokitsenud oma arvuti ääres. Ja päris palju on veel teha, aga ma peangi tegelikult mõtlema, et mis kellani ma saan üldse tööd teha, sest et täna on Senti stuudios, see sama koht, kus ma pidasin oma eelmist sünnipäeva. Huulepulga töötuba oli meil seal. Nemad on nüüd välja tulnud siis keha või töötoaga. Ehk siis nad kutsusid mind sinna osalema ja täna kell 17.30 lähen ma siis keha võid tegema. Ehk siis ma peaksin kell 5 umbes hakkama liikuma. Ehk siis ma võiksin hakata 15.30 sättima. Ehk siis mul on 1,5 tundi veel, et tööd teha. Õnneks mul on seljataga nädalavahetus, kus ma sain puhata. Ma lihtsalt vedelesin kodus. Ma ei teinud eriti midagi tarka. Ainult kaneelirullid otsast lõpuni tegin esimest korda ise pärmitaignast naamist. Võtsin mingi esimese ettejuhtuva retsepti ja see tuli täpselt õigesti välja, nii et ma jäin sellega väga rahule ja perele ka väga maitsesid need kaneelirullid. Et see oli nagu siukene üks saavutus nädalavahetusel, aga muud midagi märkimisväärset ei toimunud. Nii, viimased 1,5 tundi on mööda läinud nagu sekundiga. Üldse terve tänane päev on mööda läinud silmapilgutusega. Ma ei saa aru, kuidas aeg kiiresti läheb. Igal juhul nüüd olen ma jõudnud siiamaani, kus ma panen ennast valmis. Vaatame korraks üle. Kui palju ma jõudsin tehtud? Mul oli 1, 2, 3, 4, 12 asja to-do listis. Ja nagu need on kõik ikkagi nagu päris asjad, mitte mingid hästi suvalised väiksed ülesanded, vaid nagu päris normaalsed tööülesanded. Ja ma sain tehtud 7. Ma natuke kahtlen, et ma peale seda keha või tegemist viitsin tööasjadega tegeleda, sellepärast, et see hakkab 17.30, ma arvan, et seal on nagu mingi kogunemisaeg ja siis läheb veel 1,5 kuni 2 tundi, ma arvan, selle tegemisele. Need on kõik mingid suvalisest kohast võetud ajalised määrangud, aga ma arvan jah, et ma ei ole kodus enne mingi kella 8 või isegi hiljem, see on suht kaugel ka asukoha poolest. Igatahes jah, ilmselt ma pärast enam tööd ei tee, ehk siis jäävad homsesse päeva need asjad, aga mida mul oleks vaja täna teha, oleks vaja käia pakiautomaadis. Ma oleks tahtnud Joanna ka kaasa võtta sinna töötuppa, aga neil on piiratud arv kohti, nii et kahjuks ei saanud sõbrannat kaasa võtta. Vahepeal vaatan ikkagi, et äkki mul on see blush blindness. Et äkki ma panen seda natuke liiga palju vahepeal. Täna monteerisin videot, koostöövideot ja siis sealt ma vaatasin, et kuule, võib-olla tasuks nagu natukene rahuneda selle blushiga. Ma ütlesin, et tasub rahuneda blushiga, siis ma panen 2 erinevat blushi. Okei. Kas see on näiteks liiga palju blushi? No, muidugi kellegi arvates on alati liiga palju ja kellegi arvates ikka liiga vähe, nii et ega kahjuks ei anna ka see teie arvamus mulle väga palju, aga no võib-olla kui piisavalt palju inimesi ütleks, et sa paned liiga palju blushi, siis see annaks nagu siukse objektiivse hinnangu. Ma sain ennast valmis, aga lihtsalt võtame korraks selle hetke. Käed on nii palju valgemad, sest kättelt on kõik tänn maha kulunud. No siin veel midagi on, aga sellega tuleks täna tegeleda. No nii, this is the outfit. Ma räägin natukene, kuidas siis inspiratsioon ka alguse sai. Nimelt Kaisa on väga suur tükitoodete fänn ja tema rääkib mulle juba alguses saati, Ingrid, ma ei taha osta
jube hea oleks, kui oleks endal midagi olemas. Ja tegelikult sealt see inspiratsioon alguse sai, nii nagu tegelikult ka enamasti kõige muu osa siin Senti stuudios Kaisa ütleb, et mul on idee. Ja siis Ingrid tegelikult katsetab, paneb koostise paika ja teeb kõik selle. Et mina lihtsalt annan idee. Niimoodi asi käib, mina olen see, kes muidu mingi teleka ees niimoodi vaikselt istub niimoodi. Siis on, mul on nüüd missioon, okei, ma lähen. Et ühesõnaga, täna me hakkame tegema. Mis ma võin eos öelda on see, et kehavõi, mis me teeme, on rammus. Ta on rammus, et selle kohta ma ütlen, et less is more, et kindlasti tasu teha viga nii, nagu mina esimene kord tegin, et võtsin selle mõnusa tüki kehavõi ja lasin mööda keha ja ma käisin pärast ringi lihtsalt mööda tuba nagu, ma ei tea, mis asi, ma pidin seda natuke ära kuivatama, nii et eelkõige käte vahel me seda ilusti soojendame, kanname kehale, aga mis on väga hea on ka see, et see on tegelikult super hea massaaži jaoks. Räägime siis edasi, kuidas me seda tegema hakkame. Nagu te näete, teil on ees potti ja mingid topsid ja siis segamise jaoks. Et kõigepealt mul on endal ka siukene väikene sedal valmis, et see on lihtsam, sest siin on märgitud siis grammid, kui palju mida me paneme. Proovime olla väga täpsed. Pigem lähme natukene vähem, kui paneme rohkem. Me kindlasti toome kohe ka teile kõigile kummikindad, sest esimene osa on meil võiosa. Ehk kuidas me seda siis tegema hakkame? Me võtame selle potikes õigemini, paneme kaalule, kaalu paneme tööle, paneme ta nulli. Nagu ma ütlesin, siin on väga palju iseseisvat pott sinna peale saada, aga selle peale ei mõelda. Kohe ära ka või? Täpselt, kogu aeg siis teil on kõige mugavam, kõige parem jälgida. Ja kui võid on kõik pandud, siis me paneme kõik sooja. Kas teil on kõik on pandud? Ei ole. Rahulikult pange, kiired ei ole. Võin segada ka selle peale. Me segame siis silikooni selle pärast, et sellele me paneme ilusti. Sul on kõik kolm olemas? Väga hea, paneme selle peale. Las nüüd hakkab võttisema. Siis senimaani ma soovitan järgmise sammuna võtta ette mesilas maha. Okei. Paneme, mis me sellega teeme? Mesilas maha siis kaalume siia. Ühte topsi valmis. 9 grammi. Ja tema siis annab siis sellise, ta aitab seda niiskust nagu mitte lahti lasta ja ta annab selle kehavõile selle libeduse. Muidu ta oleks täitsa sükene rötsti. Ta annab seda natukene lihas seal peal. Kui see on niikusti ära kannatud, siis me võime selle juba ka vaikselt juurde ära lisada, sest et tema peab saadama tegelikult kõige kauem seda sulamisaega ja vahepeal me peame hakkama, sest nagu tead väiksed nõiad seal poti juures kogu aeg muudkui segama seda ja kogu selle kompoti kokku. Ilusti segada ja siis me valime mõtleme, kas sa tahad selle natuke mingi pärvi kanda, ära kuivab siis ta nagu Me oleme juba praegu selles. see paneb mass on ilusa, paneme selle sisse, fantastiline. Kui segada on ikka. 0,75. Aga ma ütlen ausalt, ma tihti ju. No ütleme nii, kui see sind pruunimaks ei tee, no ma ei tea, noh. Said ilusti valmis? Nii ilus, ma arvan, lõpeta ära. See on tõesti hästi ilus. Maugu roosa. Toonid, mida me hakkame mängima nendega, huulelakis nad jäävad koheselt palju pehmemad. Miks? Sest et meie baas on valge. Ehk ta on juba petlik. Ehk kokkuvõttes me teeme siukse tooni, mida me tahaksime ja siis ma toon teile baasid ette ja me hakkame seal sees natukene mängima. Lakk on väga kapriisne. Meil on väga kindel limiit, mida me tohime kasutada pigmendina, sest et lakk ei armasta tegelikult õlisid. Ja kui ta ei anna, ületame nii-öelda selle piirnormi, ta ei kuiva meil ära. Kuna ta ei armasta õlisid, kui meil on tegelikult õhnad õlid baasil, ta hakkab eralduma ja ta näeb meil lihtsalt friki välja ja me lükkame siia ära. Jätame meelde 15. Ma jõudsin just koju ja teate, enne minekut mul oli küll veits siukene tunne, et ma ei viitsiks üldse. Aga lõppkokkuvõttes nii tore, et ma käisin. Et sai uute inimestega tutvuda ja pluss ma ei teadnud seda, et me teeme seal huulepulga ka. Ehk siis ma sain nii kehavõi, minu oma tuli selline välja siis.
nii äge. Mul oli ainus roosa kehavõi, oh my god. Ma valisin apelsini mangolõhna. No väga mõnus. Ja huulepulk tuli selline. Hästi hele roosa, eks me saame seda siin veel katsetada. Aga võt täpselt sellised töötoad on need, kus ma arvan, et inimesed võiksid sõpru leida. Sest minu arust Senti stuudio teeb ka nagu selliseid töötubasid, kus sa saad pileti osta ka, et ei ole see, et ainult kui keegi sünnipäeva seal peab, et seal saab nagu käia sellistel üritustel ka ja täiesti okei on sinna üksinda minna, sellepärast, et sul on nagu tegevus, mida sa lähed sinna tegema, ehk siis isegi lõppkokkuvõttes, kui sa mitte kellegagi mitte sõnakestki ei räägi, mis on väga vähe tõenäoline, siis see ei ole kuidagi awkward või imelik, sellepärast, et sa tegutsed. Ehk siis nagu ma lihtsalt podcasti paljud saadavad seda teemat, et pole sõpru ei tea, kuidas uusi sõpru leida, siis ma sellepärast kuidagi räägin sellest ka siin praegu. Et tundub idekas võimalus mingid sellised laadsed töötoad. Igal juhul teate, mille üle mul on üli hea meel. Jagan natukene telgitaguseid oma tööelule. Et vaata, elad ja õpid. Kogu aeg elad ja õpid. Ja mille üle mul on hästi hea meel, et Värska tuli toetama minu podcasti ilma, et nad teaksid, mis üldse saama hakkab, et hästi suur tänutunne. Aga nendega sai see koostöö niimoodi kokku lepitud, et mina panen ise võitjatele pakid teele. Enam ma selliste suuremate pakkide puhul seda viga kindlasti ei tee. Mulle sobiks üldse, kui kõik sponsorid paneksid ise oma pakid teele, aga vahel see võib-olla ei ole võimalik, okei, aga mingisuguseid joogiblokke ma ei hakka enam kunagi ise teele panema. Et selle kogemusega ma sain väga selgeks selle, et ma rohkem ei soovi. Issand, kaua nad olid mul? 10 episoodi. 10 plokki vett olen ma pidanud ise pakiautomaati viima ja muidugi kahjuks on need võitjad pidanud ka nendele plokkidele sinna pakiautomaati järgi minema, aga ma arvan, et paljud on ka autoga sõitjad, et lihtsalt nagu me teame kõik, mul ei ole lube, mul ei ole autot ja ma pean nendega kuskile trippima. Ühesõnaga, see on viimane plokk neid veesid, mis ma pean ära viima. Ja kuna ma sain sealt sükse energialaengu sellest üritusest, siis ma mõtlengi, et ma lähen viin täna 2 podcasti võidupakki teele ja mind ootab üks pakk, mida mul ongi tegelikult homseks podcasti salvestamiseks vaja. Nii et ma saangi selle ka võtta ja siis ma saan kohe hommikul alustada homme tööga. Et mul on muud ettevalmistused tehtud ja väga excited homse salvestuse pärast tulevad väga ägedad episoodid. Tere hommikust, käes on teisipäev ja issand, kuidas ma lükkasin oma äratuskella edasi. Ma ei olnud üldse valmis täna tõusma. Aga siin ma nüüd olen hommikust söömas. Mul on üks pepperoni, võiku, 2 muna. Ja siis ma ostsin eile poest sellise asja. Mina ei olnud seda varem näinud. Ma ei tea, kas see on uus. Helluse keefiri maius vaniljega. Nagu põnev. Nii et selle ma söön ka. Siis mul on mu kollageenivesi, tavaline vesi ja pean meeles hoidma, et vitamiinid ka võtta. Nagu ma ei olnud üldse valmis, et see keefiri maius on sellise tekstuuriga nagu täiesti paks, kreemine ja no mingit keefiri maitset ma siin ei tunne. Külm Red Bull. Ja nüüd ma panen ennast valmis ja salvestan täna 2 podcasti episoodi ja loodan veel omajagu muidki tööülesandeid tehtud saada. Nii, nüüd ma tahan ära proovida oma uue huulepulga. Kõigepealt ma kasutan seda Maci Cool Spice huulepliiatsit. Siis ma igaks juhuks panen natuke huulepalsamit ka, sest et see on päris matt. Ja tegelikult ma mõtlen, kas ma paneks
panen Charlotte Tilbury Pillow Talki natukene ja siis nüüd ma panen siia peale selle. I like it. Tuli küll selline, nagu ma tahtsin. Siuke beebiroosa nude. Väga hea. Ja nüüd ma tahan proovida sirgendajaga lokke teha. Sest et mingi aeg kunagi ma tegin kogu aeg sirgendajaga lokke. Ma täna otsisin isegi enda kunagise tutoriali ülesse. 2 soengut. Et kas on sirged juuksed või siis lokkis. Ja mul nagu väga rohkem ei. Väike Kaisa 5 aastat tagasi ja ma ei tea, ma üritan selle sama tutoriali järgi teha, sest millegipärast see millalgi läks mul täiesti käpast ära. Okei, seal mul on ka palju lühemad juuksed, aga tegelikult juuksurid ju teevad ka tihtipeale just sirgendajaga lokke, nii et see on kohe kindlasti võimalik. Lihtsalt ma olen unustanud, kuidas. Võtsin sirgendaja vahele, keerasin niimoodi ja siis lasin läbi. See on ju lokk! Vaadake, tutorialide järgimises ma olen üsna hea. Niimoodi ma ju kunagi õppisingi meigi tegemise ka selgeks. Et kui ma saan näha, kuidas asi käib, siis ma tihtipeale saan hakkama. Okei, see nüüd jäi siuke imelik. Proovime uuesti. No vaatame, ma proovin selle ühe poole ära teha ja siis vaatame, kuhu ma jõuan. No sellised need lokid nüüd tulid. Siit poolt on veits halvem, siit poolt parem. Need võiksid nagu kindlasti olla veel paremad, aga esimese korra kohta üle aastate päris hea. Esimene episood sai salvestatud, ma ei saa aru, mis toimub sellega, et kas ma kuidagi räägin teistmoodi või see on tõesti see, et ma nii palju korraga räägin, aga mu hääl kogu aeg annab salvestades alla lihtsalt. Ma ei saakski reaalselt üle 2 episoodi ühes päevas kohe kindlasti salvestada, sellepärast et mu hääl ei pea vastu. Crazy. Igatahes, nüüd ma teen väikse värskenduse meigis ja midagi tahaks juustega ka teisiti teha. Ja siis salvestan teise episoodi siia otsa. Mõlemad episoodid, kusjuures, mis ma täna salvestan, täiega elevil, sellepärast, et need on väga põnevad. Üks on häälsõnumitega episood ja nüüd ma hakkan salvestama eriepisoodi, mis tuleb teie jaoks ülejärgmisel nädalal. Igatahes. Ja see on ka väga vahva, midagi sellist kergemat natukene. No nii, ma sain mõnda aega tagasi juba podcasti episoodid salvestatud, see võttis mul nii läbi ja see protsess võttis ka veits kauem, sest vahepeal sai mälukaart täis, siis sai üks aku tühjaks ja ühesõnaga seal olid väikesed, ma ei teagi, tegelikult mitte viperdused, aga segavad faktorid. Ja nüüd ma hakkan filmima koostööriilsi, mis tuleb koostöös Santa Mariaga. Nad saatsid mulle oma uued, minu arust need on uued, crunchy and cheesy tortilla strips. Ja siis neil on uus cheesy taco, siukene maitseaine segu. Ja siis mu lemmikud porgandi tortillad
ühesõnaga ma hakkan tegema tortillasid tänaseks õhtusöögiks ja seda retsepti saad vaadata õige pea Instagramist, kui see juba üleval ei ole. Ehk siis stay tuned for that ja loodame, et need tulevad mul hästi välja. Tegelikult täna on minu nagu katsetus, ma olen midagi sarnast teinud, aga mitte päris selliseid. Ja ma igaks juhuks juba filmin seda katsetust, et kui see tuleb hästi välja, siis mul on see materjal olemas. Aga mul on nagu 2 korra jagu kõiki neid materjale, et juhuks, kui vajab veel timmimist see retsept, siis ma saan 1 korra veel teha. Või tegelikult ma saan ükskõik kui palju kordi teha, aga lihtsalt mul on praegu 2 korra jagu materjali. Vot. Nii et ma hakkan siin tegutsema ja ma arvan, teile ma sellest protsessist ei hakka siin näitama, muidu saab mingi topelt sama sisu. Tere hommikust või tegelikult käes on lõuna ja kolmapäev. Ja ma olen alustanud tänast päeva väga töiselt. Ja kuna mul on vaja päris palju ära teha, siis ma samamoodi ka jätkan. Ja eriti mul siin teile midagi jagada ei ole praegu. Aga õhtuks on mul üks täitsa põnev plaan. Nii et sellest ma räägin siis teile, kui ma olen oma tööasjadega kuskile maale jõudnud ja hakkan ennast sättima. Kätte on jõudnud õhtu ja mina hakkan kohe liikuma Golden Clubi, Tondi Golden Clubi, kus on siis nende Pilatese stuudio. Ja me lähme Joannaga siis täna esimest korda sinna Pilatesesse, et seal on seesama treener Elisabeth, kes meile väga meeldis seal Pirita Pilatese klubis ja meile sobis see tänane aeg. Nii et me lähme ja proovime ära, sellel on küll kirjas nagu, et see on edasi jõudnutele, aga ma küsisin Elisabethi käest üle, et mis ta arvab, kas me saaksime hakkama ja ta arvas, et me saaksime, nii et me lähme siis edasi jõudnute Pilatese gruppi. Ma natuke kardan, nagu ma alati, mul on alati natukene mingi väike ärevus, kui on mingid uued asjad, uued kohad. Aga väga tore, et ma saan seda koos Joannaga teha, siis on ikka julgem ja parem. Nii et väga põnevil, elevil. Ja eks ma siis pärast jagan oma muljeid. Kuna ma lähen sinna esimest korda, ma ei hakka oma kaamerat sinna kaasa võtma, see tundub väga hirmus. Nii et ilmselt ma sealt teile mingisuguseid klippe ei tee, küll aga jagan hiljem oma muljeid. Pilateses on käidud, see oli väga mõnus ja ma arvan, et see saab regulaarsemaks asjaks minu elus. Et see on tõesti nagu hästi tore vaheldus tavalisele jõusaali trennile. Samas ma tunnen, et see on päris intensiivne, et täna oli suur rõhk tuharalihasel, mis mul nagu täiesti krampi läks peaaegu. Täiesti krampi läks peaaegu. Vau, mis lause. Ühesõnaga tudises jalg seal all ja tudises see tuharalihas, et oli korralik. Ja hästi kiiresti läheb see tund aega. Et väga mõnus. Nüüd ma avastasin, et mul ei ole süüa kodus. Või tähendab. Midagi kindlasti leiaks, aga ma ei ole kindel, kas ma viitsin hakata midagi tegema või kas äkki telliks midagi. Nii, mu Woldi tellimus just jõudis ja mis ma veel tahtsin öelda, need tortilla krõpsud. Ülihead. Nagu reaalselt, oh my god, kui head. Ma just näksisin neid ka, sest et selle tellimusega läks väga kaua aega. Aga tellisin sellisest kohast. Eugenius. Mul tegelikult ei ole õrna aimugi, mis koht see on. Ja kas see on normaalne või mitte. Tellisin endale 4 juustu gnocchid. Looking good. Ma ei tea, et see nii suur on, aga seal sai nagu siukse nagu pitsa lõigu võtta. Kas see on Balti jaamas või? Ma ei tea, miks siin küll nagu see prosciutto niimoodi nüüd tükina peal on. Siin all on juust. Okei. Igal juhul ma hakkan vaatama Gossip Girli.
ja sööma ja siis ma teen veel tööd edasi. See pitsa on nagu normaalne. Aga ei midagi väga erilist. Päris mõnus. Aga justune. Nii, on aeg meik maha võtta. Mul on mingi õrn asi siin näos. Ja kuna ma olen väga laisk viimasel ajal selleks hetkeks, kui ma jõuan selline, et hambaid pesta ja meik maha võtta, mul on juba selline piir käes, et mul on vaja lihtsalt magama saada. Nii et ma näitan teile oma Lazy Girl night rutiini. Patitupsud, Garnieri mitsalaarvesi. Mul on mingi õrn kiht ripsmeduši, nii et seda ma leotan alati sooja veega, nagu ikka. Siis mitsalaarveega meik maha. Teate, mis on imelik? Mitte, et ma seda hullult tahaks näidata, aga äkki keegi oskab midagi tarka öelda. Mul on tekkinud viimase 6 aja jooksul mõlema silma alla. Ma ei tea, kas see on miilium või on see midagi muud, aga põhimõtteliselt näeb välja nagu punn. Ja siin on hästi pisike. Ma ei tea, kas te näete. No siin te näete seda kohe kindlasti. Ja nagu see ei ole valus, kui ma seda katsun. See ei ole nagu, see oleks mingi mäda punn. Ja seda ei saa ka piilistada või nagu ma olen proovinud, aga midagi ei juhtu sellega. Ehk siis, mis ma tegema pean? Ma ilmselt peaksin minema kosmeetiku juurde ja laskma asjatundjal asja üle vaadata. Aga no vaatame, millal ma selleni jõuan. Kui ma ei ole laisk, siis ma võtan meiki maha kas selle vahuga. Round Lab Bubble Foam. Lovertest seda igatahes saab, väga hästi võtab meigi maha. Või siis mulle meeldib ka see Nerdsi Cleansing Balm. Neid ma muidu kasutan, aga kuna kõik on seda vett täis, siis see vesi voolab igale poole ja see on keerulisem protsess, kui mitsalaarveega võtta. Nii et nüüd ma lihtsalt pesen näo veega üle. Ja siis ma panen oma Beodroga ekstra niisutavat anti-age rich care kreemi. Ja teate, praegu ma ei ole isegi julgenudki midagi sinna silma alla eraldi panna. Muidu mul on siin silma alla see Kiehl'si avokado silmakreem, aga ma mõtlesin, et äkki nagu miski on ummistanud poorid ära siin silma alla, et miks muidu need asjad seal on. Ma ei tea. Igatahes ma ei ole julgenud sinna midagi praegu panna. Nii et nii lihtne ongi minu Lazy Girl rutiin. Aga no, tegelikult ma ei soovita seda selles suhtes, et talvisel ajal mu nahk üldiselt vajab rohkemat. Mul oleks vaja panna hyaluronhapet. Mul on siin igast seerumeid, mul on nagu skincare'i küll ja veel. Aga lihtsalt viimasel ajal ma ei ole seda kõike kasutanud. Sest et I'm tired. Tere hommikust, käes on neljapäev ja mina suundun kohe teraapiasse. Ja peale teraapiat on mul terve nimekiri asju, mida mul on vaja ühest või teisest kohast linnast osta või vähemalt vaatamas käia. Ja siis mul on terve hunnik pakke kogunenud, millele on vaja järgi minna erinevatesse kohtadesse. Nii et see on tänane päevane plaan. Ja õhtul ootab ees pidu, üritus. Ehk siis näha olen, mis see täpsemalt endast kujutab. Kõigepealt käisin ma Kossis, seal ma proovisin siis sellist punast kampsunit ja tegelikult mul oli netist välja vaadatud ka üks sinine kampsun, mida ma oleks väga tahtnud proovida, aga seda enam koha peal ei olnud. Siis ma võtsin ühe jääkohvi, ma tundsin, et peavalu hakkab vaikselt tekkima ja siis ma käisin vaatamas Shishi jõulu pop-upi Virus. Sealt oli mulle üks jälgija saatnud pildi kirsi ornamendist, mida ma käisin vaatamas. Lõpuks küll ei ostnud ja Mangost jäi silma selline ilus kleit. Jessas jummel, ma olen kodus ja ma olen täiesti läbi omadega. Nagu mu pea valutab, õues on kohutav ilm, nagu see on minu arust
okei, ma natuke mõtlen, kas see on kõige kohutavam ilm. Võib-olla saab olla veel hullem. Aga see on üks kohutavamaid ilmasid, mis saab olla, terve päev sajab. Ühtlaselt lihtsalt sajab või siis sajab rohkem. Ja ma tunnen ennast nagu märgkoer. Siis praegusel ajal on ju, me saame igast poest ainult paberkotte. Mis juhtub paberkotiga vihma käes? See vettib läbi. Nii et mu ilus Kossi kott läbi vettinud. Ma tulin koju nagu kaamel. Ja ma käisin tegelikult ainult 2 pakil järgi. Mul on tegelikult veel vist 4 pakki teises pakiautomaadis, kuhu ma ilmselt täna ei jõua. Ja ma olen lihtsalt väsinud, mu kõht on tühi. Kuna ma eile tellisin need gnokid koos pitsaga ja ma sain päris palju seda pitsat ka, siis mul on eilsest gnokist alles. Thank God, et ma ei pea midagi hakkama vaaritama. Nii et ma söön need ära, siis ma näitan teile oma oste. Ja siis ma pean valmis panema ennast. Kui see peavalu nüüd ei lähe hullemaks, sest et mul on olnud viimasel ajal sellised peavalud, et mul on nagu reaalselt tunne, et ma hakkan oksale. Nii hullud, et ma väga loodan, et see sinnamaani ei lähe. Ma joon hästi palju vett praegu. Valuvägiste on sisse võetud. Ja loodan, et läheb paremaks, sest et kui see peavalu läheb hullemaks, siis ma ei saa üritusele minna. Nii, ma olen viimased tund aega võidelnud peavaluga ja nüüd see vist on niimoodi kontrolli all, et ma ikkagi lähen üritusele. Üritus, kuhu ma täna lähen, on siis Go3 uute sarjade tutvustus ehk siis Kristina ja Malluka Austraalia saade ja suunamudjate tuleproov. Ja see toimub Telliskivis. Ja tegelikult ma pean reaalselt kohe varsti takso võtma ja liikuma. Me saame Maaritiga seal kokku. Aga ma tahtsin ikkagi ennem näidata ära, mis ma ostsin. Ja siis ma käisin 2 pakil järgi, nagu ma mainisin. Nii et vaatame, mis siin on. Lihtsalt nagu vaadake seda kossikotti. Sellest ei ole mitte midagi normaalselt alles. Muide, üks asi, mida ma ostsin ja ma ei tea tegelikult, kas see toimib. Nimelt, mul on järgmine nädal photoshoot. Ja ma ei saanud juuksurisse aega praegu nii kiiresti. Ehk siis mul on väljakasv ja ma ei suutnud midagi muud välja mõelda, kui osta blondidele mõeldud kuiv šampooni. Äkki ma saan natukene siit juurdest seda olukorda nagu leevendada. Ma ei tea. Siis ma ostsin paar Maybellini toodet. Ja Kossist ostsin ma ära selle kampsuni. Praeguses valguses siin ta näeb välja nagu suht oranž, aga minu arust on siuke true red. Nagu siuke õige punane. Ma pean teda veel päevavalguse käes vaatama, sellepärast, et ma olen minu arust teile siin ka maininud, et punastega mul on siuke väga nagu keeruline suhe. Mul peab olema täpselt õige punane, et see komplimenteeriks mind, et burgundy kohe kindlasti ei sobi ja siuksed väga oranžikas punased ka absoluutselt ei sobi minu kuidagi juuste ja nahatooni ja kõigega. Ja muudavad mind kuidagi väga imelikuks. Aga see mulle tundus, et see sobis mulle ja see on väga mõnus materjal. See on 100% merino villast. Ma ei tea, kas siit on aru saada, milline ta on. Eks ma veel proovin teda siin selle vlogi vältel loodetavasti ka päevavalguse käes ja siis te saate mulle tagasisidet anda, et kas see punane sobib mulle või mitte. Kui ei sobi, siis ma saan seda veel tagastada. Siis oli mulle tulnud üks pakk, millest ma ei tea mitte midagi. ILU pakk. Kas see on ikka mulle või? Issand. Ka ei saa ennustada. Nad lihtsalt ei ole mulle teada ka andnud, et midagi on tulemas, nii et sellepärast ma olin üllatunud. Revlon. Mis meil siin on? Oh my god, kus juures? Need täna püüdsid mu pilku. Oh, kui lahe. Oh my god. Hästi pilku püüdvad lipglossid vist. Need vist kaamerast ei jää nagu nii sädavad, kui nad on. Aga ma nägin kohe kaupsis neid sädelevaid korke ja jäi pilk pidama sinna. Igatahes väga ilusad toonid on. Vaadake seda. Kas ta nüüd võtab selle sädaluse peale? No mitte väga. Ma arvan, kui ma paneks täitsa pimedaks siin ja siis näiteks tule käes seda, siis saaks, aga praegu mul ei ole selleks aega, aga kui lahe. Üks pakk veel.
ma olen näinud nüüd siin sotsiaalmeedias kõiki rääkimas nendest Velveteen dressidest. Ja ma siis kasutasin ka Malluka sooduskoodi ja tellisin endale. Ma tellisin siis lühikese varrukaga bluusi ja püksid. Mul ei ole neid küll aega praegu proovida. Aga väga kena pakendus. No, parem oleks ka. Sellepärast, et 2 sotti läksid need kokku maksma. Okei, no, väga pehme. Ei tea, kas see värv üldse mulle sobib. Igal juhul selline S-suuruses bluus. Ja siuksed laiad püksid. Siit poolt on küll see materjal nii pehme. Noh, seest on tavaline, nagu ikka see. Aga jaa, eks siis midagi proovime. Praegu aga ma tellin takso ja lähme vaatame, kuidas see üritus täpsemalt välja näeb. Ja 2 tundi hiljem olen ma juba kodus tagasi ja ma reaalselt tulin just niimoodi treppidest ülesse. Thank God, et Maarit aitas mul need pakid ära tuua autoga. Sellepärast, et see oleks olnud muidu päris õudne. Mul oli 5 pakki kokku. Kõiki nendest ma ei näita, aga midagi võiksin koos vaadata. Oi, seda pakki ma väga ootasin. Matcha Bear. See on siis meie oma kodumaine matcha bränd. Matcha päkapikud on märganud, et armastad matchat sama palju kui meie. Varajane jõulukingitus, matcha komplekt. Ma nägin kellegi story'st juba seda ja ma olin nagu oh my god. Ja sellepärast, et no esiteks on siin matcha. Mul on kõik matcha varud otsa saanud. Nii et see on väga tore. Ja siin on matcha vispel. Ja minu oma on tegelikult juba ammu otsi andmas. Ja ma ei ole lihtsalt uut ostnud. Siin on tegelikult isegi see matcha vispli hoidja ka. See on mul küll tegelikult olemas. Ja siis on siin veel see scoop, millega võtta matchat. Sihukest mul ei olegi. Nii vahva pakk. Väga nunnu. Ja see on väga hea matcha ka. Ja seda pakki ma olen väga oodanud. Lancome'i pakikene. Nii nunnu. Siin on nende uus nude parfüüm ja ma nuusutasin seda millalgi minu arust kaubamajas ja mulle väga meeldis see. Selline vanilline, soe, magus. Ja siis on siin nende Juicy Tubes lipglossid. Flutter Extension ripsmedush. Ja mida ma väga tahan proovida juba, nende uued kreempõsapunad. Neid ma vaatasin Stockmannis ja tundusid väga ilusad toonid ja siit ka vaadates nagu midagi mulle. Aga jaa, üritus kestis üsna vähe aega, et ma arvasin, et me näeme siis mõlemast seriaalist ka ühe episoodi. Aga seal näidati selliseid lühikesi tiisereid, et episood ei saanudki näha. Ja siis me tulimegi Maaritiga ära vaikselt. Ja nüüd ma tahaks midagi süüa ja siis ma vist puhkan. Ma mõtlesin, et ma äkki siinkohal annan teada, et ma olen otsustanud teha vlogmassi. Ja ma juba vahepeal mõtlesin, et teen teistmoodi, et teen üle päeva. Aga siis ma sain aru, et see tegelikult ikkagi laias laastus ei vähenda eriti mu töökoormust. Et siis nagu ei ole mõtet juba, et siis ma teen ikkagi iga päev. Täpselt samamoodi nagu eelmine aasta. Üldse kõik reeglid saavad ka olema samamoodi, aga eks ma räägin üle, mis meil toimuma hakkab siis, kui see pihta hakkab. Nii et esimene video läheb 1. detsembril üles. Eelmine aasta vist oli nii, et ma 1. detsember filmisin ja panin 2. detsembril esimese video üles, aga seekord ma tahaks siis
kõikide eelduste kohaselt juba 1. detsembril panna esimese Vlogmas video ja kuni jõuludeni saate iga päev siis ühe video. Aga ma ütlesin seda enda arust eelmine aasta ka, aga see aasta ma mõtlen seda väga tõsiselt, et ma üritan endaga olla leebe. Ma arvan, et siit viimastest vlogidest on olnud väga selgelt aru saada, et töökoormus on suur. Ma olen stressis ja ma küll nagu ka eelmine aasta üritan see aasta samamoodi võimalikult palju tööasju teha, teisi tööasju siis teha ära enne Vlogmassit, et ma saaks siis keskenduda Vlogmassile, toredatele jõulutegevustele, et me koos saaksime sellesse jõulumeeleolusse sukelduda. Et sellepärast ka on praegu väga tihe ja see video jääbki nüüd viimaseks enne Vlogmassit. Selle teadaande tahtsin siin ära teha ja homme veel vlogin ka ja siis mul on vaja see juba kokku panna, et see pühapäeval saaks teile ülesse. Tere hommikust, käes on reede. Ma tegin endale üle pika aja munaputru suvikõrvitsa ja juustuga. Ja nüüd ma söön kiirelt hommikusöögi ära ja siis on aeg salvestada 2 podcasti episoodi. Mul on 2 episoodi salvestatud ja väljas paistab päike. Juhu! Igatahes ma peaksin midagi sööma ja siis ma lähen nüüd trenni ja poodi. Väga veider asjade kulgemine minu puhul, sest et nagu te teate, mulle meeldib alati hommikul trennis käia, aga kuna ma tahtsin täna hommikul kõigepealt kaelast ära saada podcasti salvestamise, enne kui naaber koju jõuab, ma ei julge väga kõvasti seda öelda, ta kuuleb mind võib-olla, sest mina kuulen teda väga hästi, igal juhul. Ehk siis mul oli oluline see siin kõigepealt ära teha ja nüüd ma lähen teen ülakeha päeva jõusaalis, siis käin Lidlis ja siis jätkan teiste tööasjadega. No nii, ma panin esimest korda nüüd selga oma selle Velvetiini dressi komplekti, püksid on väga mõnusas pikkuses, seal saab siis valida vastavalt enda pikkusele seda püksipikkust ja no mina paneksin selle bluusi nagu ikka üks millenial. Oleksin niimoodi. Ja tagant, mul on veel sildid küljes, ma julgen ära võtta, on selline see bluus ja ma ütleks, et väga mõnus. See värv mulle meeldib, väga pehme, ilus. Ma unustasin rääkida sellest, et lörtsi tuli täna. Nagu mida, ma ei olnud üldse valmis selleks. Olin trennis ja siis järsku vaatan, nagu mingi täiega sajab, aga ma ei saanud see hetk aru, mida sajab. Siis kui ma läksin uksest välja ja nägin seda löga maas, ma olin mingi, oh my god, Christmas is here! Ja mul käisid just jõululaulud ka kõrvaklappidest. Nii et it was cute, aga ega see mingi päris lumi ju ei ole muidugi. Mis siin praegu toimub? Oh my god, kas see on nagu... Maa on valge! Cool. Igal juhul jah, trennis sai käidud, hea trenn oli. Poes sai käidud. Mina mõtlesin täna teha kikerherne karrit. Tähendab, seda ma teengi. Selle jaoks ma ostsin vajalikud asjad. Ma ostsin selle punase karri pasta. Santa Maria oma, siis ma ostsin kokospiima, kikerherneid, purustatud tomatit. Mul see retsept on tegelikult Instagram Reelsis, kui mul on meeles, siis ma panen selle lingi alla. Ja ma tahtsin seda teha kas nuudlite või riisiga. Tuleb välja, et mul kodus ei ole kumbagi. Mul oli nii meeles, et alles ostsin, on, ei ole. Nii et see tuleb mul vist hoopis orsoga. Sest et seda mul on. Aga siis ma võiks selle nagu kohe vist kõik kokku segada. Muidu ma mõtlesin eraldi teha nagu eraldi riis ja siis see karri on nagu kastmenes saab kokku tõsta. Aga praegu mulle tundub, et siis nagu makes sense neid kohe nagu koos seal panni peal teha. Ja siis
ma mõtlesin juurde teha kana ja siis mul on selline Santa Maria Sweet Chili marinaad. Sinna ma panen nüüd siis tunniks ajaks need seisma. Võib-olla ma siis kohe ei alustagi selle muu tegemisega, et muidu saavad eri aegadel valmis. Suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba 1. detsembril.